Tere! Me oleme sündmuste meistrid Räpinast. Korraldame ise palju sündmusi ja külastame ka teiste korraldatud sündmuseid. Ja oleme märganud, et siiski hoolimata kõigest vohab keskkonnateadmatus teiste korraldajate poolt. See on probleem, mida me oskame lahendada. Just kohalike sündmuse korraldajatena teame me, millest on puudus. Ja puudust on ühest heast koolitussarjast, väga praktilisest, 4 erineval põhilisel sündmuse korraldusega seotud teemal. Lisaks samadel teemadel avaldame sarja artikleid piirkondlikes suure levikuga ja hästi loetavates väljaannetes, milleks on Räpina Rahvaleht ja Lõunaleht. Teema number 1. Toidu säästmine ja päästmine toitlustuskorralduses. Teine teema. Korduvkasutusega nõud avalikel sündmustel. 3. teema on vastutustundlik jäätmekäitlus. 4. teema. Inventaari ja vahendite taas- ja uuskasutus. Toetusime oma projekti idee väljatöötamisel Põlvamaa Arenduskeskuse erinevatele uuringutele ring- ja rohemajandusest, kus selgub, et ikkagi takistusena keskkonnateadlikus tegutsemises nimetavad ettevõtjad teadmiste nappust ja heade eeskujude nappust ning ka lihtsalt tõesti ebapiisavat selgust, mismoodi konkreetselt see keskkonnateadlik tegutsemine peaks välja nägema. Keskkonnateadlikkuse uuring 2023 tõi esile, et inimesed vajavad positiivseid eeskujusid ja tegutsevad keskkonnateadlikult siis, kui neid ümbritsevad sõbrad, pereliikmed, kolleegid on keskkonnateadlikud. Seega me mitte üksnes ei ütle, kuidas on õige, vaid me näitame seda väga praktiliselt läbi iseenda eeskuju. Oleme Põlvamaal ja mujalgi lõunaosariikides korduvalt kohanud suhtumist, et mis need linnamehed jopskid üleüldse teavad siin mingitest nõudest ja mingit muust värgist, aga loodame seda suhtumist muuta sellega, et meie ehk siis MTÜ Sündmuste meistrid oleme kultuurikorralduses tegutsenud juba varsti 10 aastat ja oleme kogu selle aja püüelnud keskkonnahoidliku korralduse poole. Olime omas regioonis esimesed, kes kasutasid korduvkasutusega nõusid, pakkusime esimesena tasuta joogivett sündmustel ja oma kogemustele tuginedes ja näidates, et me ei ole mitte linnamehed. Loodame jõuda sihtgruppideni, kes muidu võib-olla ei usu teaduslikku juttu. Suur muutus algab kohalikult tasandilt. Algab selle kaudu, et iga sündmuse korraldaja teab, kuidas olla keskkonnateadlik tegija, kuidas olla kliimateadlik tegija, mis konkreetselt on need sammud, mis sa peaksid astuma sellel pikal teekonnal, et meie jalajälg ühiskonnas ja looduses oleks väike.